Eesti piirivalve 73. aastapäev. 5 aastat Eesti piirivalve taasloomisest. – 29. oktoober. Piirivalveparaad Narvas Peetri platsil. Eesti piirivalve 73. aastapäeva ja 5. taastsünni aastapäeva paraadirivis on piirivalve, Kaitseväe, Kaitseliidu ja politseiüksused. Rivis 6 kompaniid ja 2 orkestrit. Paraadi juhataja Leitnant Solekesi. Piirivalvurid, lugupeetud narvalased, lugupeetud külalised. Täna siin Eesti idakantsis Narvas tähistab Eesti piirivalve oma 73. aastapäeva ning 5. tegevusaastat peale Eesti taasiseseisvumist. 5 aastat on möödunud pingsas töös ja õpinguis. Alustada tuli ümmargusest nullist ei inimesi, ei tehnikat, ei väljaõpet, ei piirigi. 5 aastat tagasi läksid esimesed Eesti mehed piirile. Nüüd on meid 2700. Täna on teie kätte usaldatud relvad. Täna vaatavad Eestimaa kodudest 1 miljon inimest teie peale. Kas te suudate, oskate ja tahate? Teie ehk meie kätes on meie saatus, meie õnn ja meie rõõm. Me seisame täna siin Eesti riigi piiril. Ja lubage mul tuletada meelde neid kindralmajor Kurvitsa sõnu, mis ta ütles Eesti esimese iseseisvusperioodi lõppedes. Sealt, kus algab piir, algab riik. Sealt, kus algab riik, algab rahva vabadus ja püsimajäämine. Kui kaob piir, kaob riik ja kaob rahva iseseisvus. Elagu teie ja elagu Eesti Vabariik! Täna seistes Narvas Peetri väljakul on tunne selline, et tõesti Eestimaa algab piirist. Ja piir on ju seal. Ja täna on piir kindlates kätes. Mille eest ma tahan tänada teid kõiki, kes te seisate siin Peetri platsil.
30. oktoober. Ajaloo uurimuslik seminar piirivalve ohvitseride kogus. Eesti piirivalve taasloomine 1990. aastal ei olnud mõne poliitiku või riigitegelase poolt väljamõeldud samm, vaid Eesti rahva taasiseseisvumisprotsessi lahutamatu osa, kus tõmmati joon, mis eraldas meid suures vennasrahvast ja kus me ütlesime, siit algame meie, siit algab meie Eesti riik. Seminari avades tõi peaminister esile piirivalve edukuse alussambad. Esiteks, erinevate jõudude ja vahendite koondamine ühtsesse süsteemi, mille nimeks on Eesti piirivalve ja see, et see Eesti piirivalve on loodud kui iseseisev organisatsioon. Teiseks, professionaalsetele piirivalvuritele tugineva sõjaväelise ülesehitusega organisatsiooni loomine ja kolmandaks see, et algusest peale on pandud suurt rõhku just piirivalve professionaalsele väljaõppele, koolitusele ja kogemusele lääneriikidest. Tiit Vähi toonitas, et kahtlemata on vajalik riigipiiri selge määratlemine uue lepinguga Eesti ja Venemaa vahel, piirirajatiste väljaehitamine, kaasaegsete radarisüsteemide ja muu piirijälgimistehnika soetamine ja rakendamine. Kaitseminister Andrus Öövel kinnitas seminaril, et piirivalve taasloomise vaimustavad aastad on möödanik. Nüüd on aeg näidata oma küpsust. Piirivalve põhiülesandeks on saavutada kaasaegsele eurostandardile vastu kõrge töökultuur. Kontrollida piiridel inimesi niimoodi, et Eestit külastavatele isikutele jääks meie piirivalveametnikest kõige sügavamad ja paremad muljed. Samaaegselt aga töötada nii, et mitte kellelgi, mitte kunagi ei oleks võimalust väita, Eesti piir ei pea. aastase piirivalvestaažiga 6. novembril 91-aastaseks saab Oskar Sirkel rääkis tänastele piirivalvuritele oma teenistusajast. Me teame, et piirivalves peavad teenima ausad ja ustavad mehed. Kuidas teist piirivalvur sai? Minust sai niimoodi, et naabrimees Aleksander Kapsta tuli Vabadussõjast ja läks Eesti piirivalve ja käis meil, ta elas ka Saaremaal. Käis meil, olime seltsis saunas ja tema ütles, et kuule, Oskar, ta kokutas, kuule, Oskar, sa peaksid piirivalve tulema, see oleks sinu amet olnud. Nõnda siis sai teist piirivalvur ja teie olite ka viimane Kihelkonna piirivalve kordoni ülem ja andsite siis selle üle Vene piirivalvere 40. aastal. Aga öelge, kas omal ajal oli ka juhtumeid, kus keegi tahtis ära putkata või äkki avastasite ebaseaduslikult piiriületajaid, kes sealt poolt tulid? Ei, neid minu ajal ei juhtunud, sellepärast, et mina teenisin rohkem veepiiril. Ma olin Saaremaal, olin Kihnu saares 3 aastat, siis Pärnu rajoonis ja kuni selle Läti piirini välja. Aga meie töö oli siis rohkem piirituse püüdmine, piiritus liikus sel ajal väga palju. Mehed jäid vahele ka või? Jaa, jäid vahele. Tegime läbiotsimisi ja mina tabasin
Kihnu saares olles küll laiust maasse maetud 1020 liitrit üksipäini. Jää oli nõrk ja pärast oli hirm, et ma oleks võinud meres kukkuda, sest kui ma seda käisin otsimas. Ja aga siis Pärnu rajoonis me tegime väga palju läbiotsimisi ja piiritust saime kätte. Minu arvel oli seda piiritust tabatud umbes üle 200 liitri. Nõnda, et salapiirituse vedajad olid Krutski mehed küll, aga mis te arvate, kas need mehed, kes täna Eesti piiri valvavad, olgu nad siis idapiiril Narvas või mujal või siin merepiirivalves Saaremaal, mis te nende meeste kohta ütlete? Nende meeste kohta ma ütlen nii palju, et need noored mehed, keda nüüd komisjonidesse võetakse kui nad on ära teeninud, nendest saavad tõelised piirivalvurid. Nendest saavad tööle, aga need, kes varem olid, neid oli seal oli minu arvates mitmesuguseid inimesi. Aga need, kes praegu nüüd noored hakkavad, need on tõesti ausad. Ja ausus peab olema seal, peab oma ülemust austama ja peab ka rahvast, kelleks on läbi käid. Piirivalvuri elukutse ise on teatud elulaadiga inimesele üsna sobiv tööviis ja inimene, kes võib-olla ei taha rakendada ennast niisuguse äri ja teistmoodi initsiatiivile, siis kes armastab loodust, kes tegeleks parema meelega kas või piirivalve koeraga, tehnikaga, see mees kindlasti leiab endale eesmärgi piirivalvurina. Nüüd me oleme jõudnud tõesti sellele tasemele, ma ütleks, kus me oleme oma niisuguses piirivalvamise optimaalsest seisust jõudnud kusagile 2/3 varustatuse ja tehnilisele nii-öelda tasemele. Piiri ei saa ja ei ole ka suudetud kusagil kunagi täiesti lokaalselt sulgeda, et iga punkt on kinni. Ja siin töötab ikkagi info, siin töötab tehnika ja öelda nüüd niimoodi, et meil on piir traattaiaga suletud ja sealt keegi läbi ei pääse, seda võimalust kindlasti on, aga ta on meil kontrolli all. 30. oktoober, piirivalve taasloojate austamine ja mälestuste õhtu piirivalvekoolis. Autõustada hinnaliste mälestusnimetega alljärgnevaid piirivalveametnikke, kes alustasid teenistust 1990. aastal ja on rüvis tänasel.
oktoober. Pressikonverents ajakirjanikele, Kris-Mari tänav 3. Vast nii palju veel informatsiooniks, et teile ma kirjutasin alla idapiiri tehnika projektile Prantsuse firmaga Thomson, mis hakkab sellest momendist tööle, kui ta ratifitseeritakse Riigikogus. Ja loodame, et järgneva 2 aastaga meil idapiir saab olema varustatud küllaldaselt moodsa kaasaegse tehnikaga, mis meie igapäevast füüsilist tööd küllalt tõhusalt peaks vähendama ja parandama ka resultaate. Järjekorras on nüüd merepiiri projekti koostamine selle talve jooksul ja vastavalt ka siis konkursi avamine. Teeme samamoodi vastavalt Eesti seadusandlusele riigihanke konkursi osas. Kui selles konkursis osales algselt circa 18 firmat, siis loodame, et merepiirile nende arv suureneb veelgi. 31. oktoober Piirivalveorkestri ja Tallinna Tehnikaülikooli koori ühiskontsert Toomkirikus. Oktoober piirivalveülema vastuvõtt Sakala kultuurikeskuses. Loomulikult 5 aastat ei ole mingi iga, see on väikse lapse iga, kuid see on ka iga, kus laps on tõusnud jalgadele. Ja nii nagu on tõusnud jalgale Eesti riik ja Eesti rahvas, taas nii ka Eesti piirivalve. Täna on siin kogunenud inimesed, kes kõik vähemal rohkemal määral tegelevad oma rahvaste arengu eest seismisega ja teevad seda kõik üheskoos. Mul on hea meel tõdeda veel kord, et siin on täna sõbrad ja kolleegid. Eesti piirivalve nimel ma tervitan kõiki, kes on leidnud aega tulla. Soovin kõigile head pidutuju ja kordaminekuid tulevikus ja põhiline, et meie koostöö jätkuks samas vaimus ja samas tempos. Tänan tulemast. Härra peadirektor, olge hea. Ja õnne tulevikus. Tak. Terviseks. Piirivalve üleväle edasi aadressi. Картину с цветами государствами на пограничной тропе, на пограничной полосе были только одни цветы. Ja pilti lilledega, et meie piirivalve oleksid ainult lilled.
И если мы вместе, чтобы охотились, то только вот на лосей и на других. Это пятый, я иду так крокодил. Как символ всех охраны границ, щит. Дай Бог, он был вот здесь замечательный. 15 kilogrammi vasker. Olette uskumatu teoks teinud. Ma tahaksin öelda aitäh sõpradele, kes on selle uskumatu teoks tegemisel meid aidanud. Ma julgen öelda Tarmole, kes seisab mu kõrval, kes on suutnud organisatsiooni viia mitte ainult läbi rajuse ilma, vaid läbi poliitiliste tormide. Ja uskuge mind, et mitte keegi teine ei tea paremini kui meie kaks, kui raske seda on teha poliitikamaastikul. Kui igapäevases heitluses otsustavad mehe meel ja oskused, siis selles maadluses tuleb aeg-ajalt olla valmis ka noolöökideks seri. Ja mul on tõeliselt hea meel, et me oleme suutnud anda hea näite sellest, et kahe mehe vahel ei pea mitte alati valitsema kolm arvamust, vaid on võimalik eesmärgi nimel teha koostööd, mille tulemuseks on vaieldamatult Eesti parim riigikaitseline organisatsioon. Ja see koostöö süveneb ja me loodame. Piirivalvurid, tere! Õnnitlen piirivalvastru puhul! Elagu Eesti Vabariik! Issand, pööratu vabale sinu poole ja andku sulle oma rahu. Aamen.